Vaikuse mägi kirjutab selle staatuse puhul nendest Kreeka õigusmunkadest. Siis ta noomis neid ja ütles, seletas siis põhitõdesid ja värke ja õhtundi rääkis neid ja vanaks kuulus. Siis õhtul hakkas Kureka ära minna. Maailmas ei Kureka pealt, siis vaatab värk midagi nõus. Vaatab, et 3 taasti tulevad joostes. Võta vett. Ma saan aru, et kõik rahvasaadikud on võtnud oma päeva ja mõni... Pool 12 kutsus nüüd Arvo juba fotograafid sinna. Ahaa, siis me peame kiirustama. Siis teete kohe ära see. Et sa tahtsid mingeid parandusi teha sinna eelnõusse. See eelnõus oli üks tekst, kui oleks lahti näiteks näpuhoidmisel asuvad. Oota kohe. Nüüd me paneme siia omakäelised allkirjad. Siis on siia ka tehtud. Nii, siia me kirjutame koos nimega. Ja Aen kirjutab järgmiseks. Kristjan, tule siis juhendada. Siia ainult allkiri. Võib-olla me jõutigi. Aga las Anti tuleb ja vaatab üle Anti või see, kes neid asju sinna lisas. Ja siis ta saab kohe öelda. Ja ma tahan pärast panna sinna pakki, et jõuda need välja kõik kokku asi. Et kohe jõuda. Varna Anti, sul oli... Kus me läheme? Läheme siit alla. Ja aseesimees ootate seal ruumist. Seal ruumist. Aga võrgu fotograafid on lennanud. Mille see saab fotograafid? Tervist! Tänan teid vastu võtmast. Tervist! Meil on siis üle anda saarlaste rahvaalgatust, millega me nõuame Saaremaa põlisrahvaõiguste riiklikku tunnustamist ja kaitset. Meil on sellele lisada ka kohtumaterjalid, me oleme käinud läbi halduskohtu, ringkonnakohtu ja riigikohtusse ei asi pidama, sest et seaduste puudumisel arvati, et meil ei ole kollektiivset kaebeõigust ja me apelleerime siis rahvusvahelistele lepetele, mis peaksid põhiseaduse paragrahv 3 järgi olema Eesti Vabariigis meie õigussüsteemi lahutamatuks osaks ja rahvusvahelised lepped, mis siis peaksid põlisrahvaste õiguseid garanteerima. Ja me loodame siis Riigikogu heale tahtele, mis need lepped ka Eestis ratifitseeriksid. Nii et me anname üle, siin on ka mõned käsikirjalised allkirjad veel lisatud, aga enamus on tulnud siis rahvaalgatus EE kaudu. See algatus on siis ise 2 lehel ja allkirjastatud 3 saarlaste valitud esindaja poolt, lisaks minule Kristjan Moora ja NDR, Poline Saarlane Kihelkonnast ja Anti Kuukela samast. Mina olen siis saarlane Pöide Kihelkonnast. Ja meil on täiesti, anname selle veel üle, allkirjalehe ka. Ja kaanet ka, see on selline vana Saare maakonna ümbris veel ja Väga hea. Elektroonilised allkirjad ja... Need on kõik juba elektrooniliselt edastatud. Et siis ma saan selle edastada juhatusele ja juhatus siis saadab selle edasi komisjonile menetlemiseks. Ja me ise loodame, et see võiks olla ka siis põhiseaduse või õiguskomisjonis, pigem siis õiguskomisjonis, kus siis õigusküsimusi saaks lahendada. Annan selle sõnum edasi ja saame seda otsustada. Ja kutsume ka kõiki lugupeetud Riigikogu liikmeid mõtlema, et mis põlisrahva järglased olete, et see ei ole mitte nagu nalja pärast öeldud, et me kõik põlvneme oma esivanematest ja see ainult tugevdab meie riigi korda, kui me hoiame sidet oma esivanematega. Et siis ei ole meie riigi ja rahva iga mitte ainult Eesti Vabariigi iseseisvuse loomisest, vaid sellest ajast, kui me muistsel iseseisvuse ajal olime rahvusvahelise õiguse subjektid ja need lepped, me loodame, kehtivad tänaseni. Tänan! Selge, väga hea, väga hea.
juba edasi, kuidas väga kena. asi läheb. See ole. Jah, kõik head, jõudu teile. Jõudu. Aitäh sulle, ma teeks viikega ka. Jaa. Palun selgitage, milles sellise petitsiooni algatamine oli põhjustatud ja milliseid tulemusi ootate? Meie siis saarlaste põlisrahva esindajatena esitasime rahvaalgatus.ee keskkonnas algatuse, milles me siis nõuame Saaremaa põlisrahva õiguste tunnustamist riigi poolt ja ka seaduslikku tunnustamist, sest ilmnes, et näiteks kohtud ei taha Saaremaa põlisrahva kollektiivset kaebeõigust tunnistada. Meil on naaberriigid, Soome, Läti, saamid on tunnustatud, liivlasedki juba lätlased tunnustasid, ida pool on meist hulga põlisrahvaid elamas ja Eestis millegipärast siis põlisrahvaid seni tunnustatud ei ole. Samal ajal Eesti Vabariik on erinevate rahvusvaheliste lepetega ühinenud ja nendes lepetes on põlisrahvaste õiguste kaitse kirjas ja nüüd on siis vaja astuda järgmine samm. Et lisaks põhiseaduse paragrahv 3, mis ütleb, et rahvusvaheliste lepetega kehtestatud õiguslikud normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa, tuleb need siis ka alamates seadustes kehtestada. Ja teine asi, tõepoolest, põlisrahvas on kollektiivne, ei ole nii, et iga põlisrahva esindaja kodanikuna tuleb eraldi oma õiguseid nõudma. Me nõuame kollektiivset kaebeõigust ja muid õiguseid, mida siis need samad rahvusvahelised lepped, millega Eesti Vabariik on ühinenud, peaksid meile tagama. Ja tõepoolest see tunnustuse vajadus on ju nii, et üks asi on see, kui me ise ennast kehtestame ja nõuame. Seda oli vaja selleks, et ka üldsuse esindajad, ülejäänud Eesti Vabariigi kodanikud seda toetaksid ja siis see rahvaalgatuse formaat seda võimaldab, et enamik, kes meile toetusallkirjad andsid, ei ole saarlased. Et see väline tunnustus on samamoodi oluline. Kui palju ja millise aja jooksul kogunes selle petitsiooni allkirja? Me alustasime sellega novembri lõpus ja esimese nädalaga saime need nõutud 1000 allkirja juba täis. Ja siis ootasime lihtsalt, kuna jõulude ja uue aasta ajal ei ole mõistlik selliste algatustega pöörduda, et keegi ei võta neid vastu. Täna siis oli hea võimalus tulla Riigikokku, anda need toetusallkirjad pidulikult üle koos selle rahvaalgatusega ja me lisame sellele siis ka kõik need kohtulahendid, need väited, mida kohus põhjendab, miks me kohtu arvates kaebeõigust ei oma ja oma põlisel Saaremaal ja merealadel, miks meie õiguseid tunnistada ei taheta. See on nüüd juba poliitiline küsimus. Algas asi sellest, et meie merealad müüdi riikliku enampakkumise poolt maha välisinvestoritele ilma meie käest luba küsimata ja keegi hakkab sinna meretuuleparki rajama, saarlaste käest keegi seda küsinud ei ole, meie merealad, meie ei luba seda, meie ei lase seda toimuda ja meie käest ilma luba küsimata selliseid asju teha ei saa ja esiteks tuleb see teadmiseks võtta ja teiseks tuleb siis leida lahendus selliste otsuste tühistamiseks ja tagasipööramiseks, mis on tehtud ilma kohaliku põlisrahva nõusolekuta. Koostamisel on ka eelnõu, palun öelge paar sõna ka selle kohta. Riigikogus otsuste eelnõusid esitavad Riigikogu fraktsioonid. Ja selle eelnõu esitab siis EKRE ja me oleme väga tänulikud, et EKRE on erakond, mis põlisrahvaste õiguseid selgelt on toetama asunud. Kutsume ka teisi erakondi üles, sellepärast et kui nende erakondade liikmed oma esivanemate peale mõtlevad, kõik nad on enamasti Eesti põlisrahvaste järglased, see võimalus on tegelikult kõigil olemas. Aga Riigikogu kaudu on võimalik siis seaduseid ette valmistada ja kehtestada ja meie eelnõu keskendub praegu nendele planeeringutele, mis riiklike eriplaneeringutena rahva tahtest hoolimata meie maal tehakse ja ma arvan, me toetame sellega ka teiste Eesti territooriumil elavate põlisrahvaste õiguseid, sest et millegipärast väga massiliselt tänase veel kehtiva rohepoliitika raames on asutud siis rajama tuuleparke, mis kohaliku elanike
elukeskkonda ja inimeste tervist kahjustavad. Ja me oleme siis põlisrahva algatusel kogunud ka rahvusvaheliste teadlaste hinnangud sellele, millest ei saa mööda vaadata. Viimane aeg on need inimeste tervist ja elukeskkonda kahjustavad planeeringud peatada ja ajakohastada normid, mis Eestis seni üldse puuduvad madalsagedusliku müra ja muude tuulikutega kaasnevate kahjulike mõjude osas. Me teame, et Sotsiaalministeerium on seda menetlust algatanud, aga samal ajal on siis nii-öelda arendajad, üritades praegust võimuvaakumit kasutada kiirendatud korras maha müümas meie metsi ja samamoodi, kui meie metsad tahetakse muuta tuulealadeks, rahva käest ei ole seda küsitud, metsad raadatakse, põhjustatakse korvamatu kahju, me ei luba seda. Ja sellega siis peab seadusloomes arvestama, esimese pehme lahendusena on võimalik siis see protsess lihtsalt peatada, aga edasiseks on vaja siis kehtestada juba järgmised seadused, nii et me mitte üksi ei aidanud koostada seaduseelnõud, vaid lisasime sinna ka kõik teadusuuringute põhjendused, mille taga on rahvusvaheliste uurijate uurimisgrupi. Selge. Tänan. Ole veel sama teinud pilti ka. Ära, siis on teil. Ma tooks selle Portugali proua hea meelega Eestisse. Ma tooks hea meelega selle Portugali proua Eestisse. Ja teine, peab uurima lihtsalt palju ta nagu reisi taha tahab. Aga teine asi on see, et me panime 2 kuu pärast OTK kinni olulise tähtsusega riikliku küsimuse. Jah, vaadake, et pildi näevad ennast peale. Nii, väga hea. Siia. Valgus on niisugune. Ja ongi valmis. Aitäh! Ma lähen näiteks kommikut teile väikse sööma tuletada, kui see otsus uuseks tuleb see selle kohta, materjali lähemal olemas. See on nagu COVID-iga, et nad ei teadnud midagi, aga määrisid meile kõike ka. Väga toorel. Ja tuulikutega sama võrdle, sest meil on mingi 62 aasta normid ja meil ei või Ma tahtsin välja trükida kohtuasjad, esimeses astmes, teises astmes ja kolmandas astmes. Need saab sinna lisada juurde. Need panna nüüd juurde. Need on hagi andmed. Lähme käime üle, et läbi nad saab. Detaile tuleb ju kogu aeg juurde. Ja need uurimustööd. Ja, aga noh, see alles... Kuidas oli lisamaterjal? Ma tahaks enne, kui nad sellega õigum hakkavad, et seda läheks õiguskomisjoni. Mõttes, et see petitsioon on nüüd toetus, et meil see kohtuasi on suvest saadik, eks ole, nüüd just üleeile lõppes tuli Riigikogust ka vastus. See näitab seda, millist õigust me tahame, mida me küsime ja mida siis ei ole meile võimaldatud, eks ole. No ma vaatan, eks ma siis see on siis, kui tehakse menetlusotsus ära, et võetakse menetlusse määratakse komisjoni. Siis läheb komisjoni, saab lisamaterjali. Seda küll, aga ma annaks hea meelega sinna pakki, sinna mapi vahele. Üks asi on see, et me ei hakka seda